Oleme täna siin Nööp Distilleris ja räägime Andres Kõpperiga heast koostööst ja sellest, kuidas Eesti muusika rahvusvahelisel areenil maailmategusid teeb. Nööp ehk Andres Kõpper on Eesti muusik, kes alustas oma sooloprojektiga 2015. aastal looga Move. Esimese Eesti artistina andis ta ka A. Le Coq Arenal staadioni soolokontserdi ning täna kuulab teda Spotify's igakuiselt rohkem kui 200 000 inimest. Varem on ta tuntud indie-rock-bändist Tenfold Rabbit ning tegutsenud filmi režissöörina, olles näiteks filmi Vasaku jala reede ja seriaali Restart kaasrežissöör. Lisaks kõigele muule omab ta ka omanimelist džinnivabrikut, kus ka intervjuu läbi viime. Andres, tere! Henri Kuusk. Thanks, et võtad vastu siin enda Nööp Distilleris oma džinnivabrikus meid. Tähistasid suht äsja 1 aasta möödumist väljatulekust. Kuidas läheb? Väga hästi läheb. Just siin on meil igasugused uued mõtted just valmimas. Meie suurem eesmärk selle distilleriga on see, et ta ei oleks lihtsalt mingisugune alkoholivabrik, vaid et me oleks üleüldiselt selline koht, mis destilleerib häid mõtteid. Tegelikult me siin koha peal just tulime välja sellise asjaga nagu Sync Sessions, mille siis esimene artist oli selline Läti artist nagu Southern Lights. Nende juurde tuleme ka tagasi varsti, aga... Ja mul tegelikult oli kohe alguses oli see mõte, et kui me seda siin nurka, see nurk meil siin valmis, siis mõtlesin, et see on täpselt selline koht, kuhu saaks panna bändi esinema, kutsuks sõbrad tuttavad, kõik distilleri sõbrad kutsuks siia seda kuulama ja mõeldud tehtud. Ja selles mõttes on nagu väga, väga lahe, et selline ruum on meil, kus saab sellist asja teha. Väga hästi. Kuidas sul endal energiatasemed on, et Eesti laul on nüüd läbi, kas see on selline kergendav hingamine või kuidas üldse ise tagasi vaatad sellele kogumele? Ja, no ütleme nii, et võita oleks olnud ka väga lahe ja see oleks olnud, ma arvan, teistpidi uus hingamine, et tõesti viia siis see Nööpi projekt läbi selle Eurovisiooni veel suurema publiku ette. Aga praegu läks teisiti ja teistpidi nagu mulle meeldib, et kuna kogu selle Eesti Laulu projekti vältel mu enamik fookus läkski selle peale, et kuidas siis seda lugu võibolla promoda, kuidas seda show'd ette valmistada, et oli hästi sellise kitsa fookusega periood. Ja nüüd pärast seda toimus küll selles mõttes, ma arvan, selline energeetiline vabanemine, et sai hakata julgelt just uut muusikat kirjutama, remixe tegema, et nüüd selle viimase mõne kuuga ma olen saanud seda päris ohtralt teha. Et selles mõttes on nagu mingi energia vabanemine küll. Sa oled enne öelnud mingis Eesti Laulu intervjuus ka, et see on promoperiood oli suht selline pikk ja väsitav ikkagi, et ma ei tea, kui kergelt sul tulevad need sotsiaalmeedia klipid ja see sisuloome ja enda promo üldse? See tuleb kuidas kunagi, mõni sketš lihtsalt tekib pähe, nähes mingit olukorda või kuidagi kogedes midagi. Aga teine kord peab ikka lausa mitu minutit selle peale mõtlema. Okay. Ja ma arvan, et muusiku ameti puhul see, et ma saan teha vahepeal niisugust teist laadi tööd, et ma ei pea kogu aeg olema laulukirjutaja, ma ei pea olema kogu aeg produtsent ja miksija. Et siis ma tunnen, et ma väsin sellest vähem ära küll, et tihti peale see, et võtta endale nädal aega vabaks selleks, et ainult muusikat teha, et see on minu jaoks selline nagu privileeg. Ja seda magusamaks, ma arvan, see ka selle muusika kirjutamise protsessi teeb. Lisaks stuudioseinte vahel muusika kirjutamisele ei ole Nööp ka avalikkuse ees sugugi tempot maha võtnud. Kui veebruari lõpus ilmus tal koos Läti 23. aasta Eurovisiooni esindajaga Southern Lights ühissingel It Drives Me Out of My Mind, siis juba märtsis tuli ta välja uue projektiga Loend, kus teeb kaasa ka Karl Killing. Duo eesmärk on teha remikse meie juba tuntud lugudest, millest esimese singlina saab kuulda uus versiooni Sadu loost Igavene. Lisaks uuele muusikale on fookuses ka esinemised. Juba järgmisel nädalal sõidab Nööp oma esimesele tuurile Austraaliasse, kus esinetakse nii festivalidel kui antakse ka soolokontserte kokku 7 korral. Pärast seda liigub ta edasi New Yorki, kus ootab teda ees aga maailma suurim laulukirjutajate laager. Eesmärgiks uute kontaktide loomine ning hittide meisterdamine. Rõõmustada saavad aga ka kohalikud fännid, sest alates üleeilsest on võimalik soetada endale pilet Nööpi augustis toimuvale 360-kraadisele soolokontserdile Pirita kloostri Varemetes. Kui küsida, mida mees ise oma saavutustest arvab, jääb Andres aga temalikult tagasihoidlikuks. Ma arvan, et see Harry Stylesi või Justin Bieberiga võrreldes nagu olematu saavutus,
aga jällegi arvestades seda, ma ei tea, kust ma tulen ja mis ma olen teinud, et siis tegelikult nagu võib rahul ka olla. Mis sind täna kõige rohkem motiveerib? Tead, praegu mind motiveeribki see, et saaks midagi uut panna lauale niimoodi, et ma ise oleksin ka väga rahul sellega. Et mu eesmärk on see, et kui ma peaksin kellelegi oma uut albumit või oma uut muusikat tutvustama ka rahvusvaheliselt, et see oleks selles mõttes midagi, mida nad võib-olla varem ei ole kuulnud äkki või. Et kuidagi saavutada see tase, et julgeks saata kuskile, ma ei tea, Grammidele, aga see drive'ib kõige rohkem, et lihtsalt professionaalselt endale tõestada, et viia siis nii-öelda see muusika kirjutamine või produktsioon kuidagi enda jaoks uuele tasemele. See praegu drive'ib täiega. Tuus, sa teed ägedaid asju, edu sulle suures liigas, pane hästi. Aitäh sulle. Millised noodid aga sel nädalavahetusel kõlama hakkavad, teeme ülevaate nüüd. Kuna sel nädalavahetusel on ka emadepäev, siis oleks paslik emadepäeva teemalistest kontsertidest alustada. Stardime Saku valla kultuurikeskusest, kust laupäeval astub üles Silvia Ilves koos oma poegadega. Esitlusele tulevad nii klassika kui ka popmuusika maailma pärlid. Pisut pehmemalt saab emadepäeva tähistada aga Mari Jürjensiga, kes esineb laupäeval Kolga mõisa Sammasrõdul. Kontsert, mida saab nautida vabas õhus mõisa Aasal. Pühapäeva keskpäeval saab nautida emadepäeva kontserti aga Kaja kultuurikeskuses Tallinnas koos Liis Lemsaluga. Lisaks toimub ka vestlusring emaduse teemal. Kes aga armastab pisut rockilikumat soundi, siis tasuks laupäeval kiigata Alatskivile, kus esimest korda on toimumas minifestival Alatskivi Blues. Külas naaberriigist Janis Vanatšis trio ning kodumaine NV Blues Band. Laupäeval on toimumas ka Maardu rockfestival, kus lisaks festivalimelule Kellamäe pargis saab nautida koguni 7 live-bändi. Nende hulgas ka taustal mängiv Mess Mend. Sama päeva õhtupooliku lõpetab aga heast energiast ja huumorist pakatav Terav Moon, kes astub üles Tallinna rockiklubist The Crypt. Pisut mahedamale lainele minnes tasub pilgud pöörata reedel Paavli kultuurivabrikusse Tallinnas, kus esineb Brasiilia päritolu Marcos Valle. Mehel on lavakogemust üle 60 aasta ja seda nii samba, bossa nova kui ka fusioni radadel. Kohalikku džässi esindab aga Robert Rebane, keda näeb reedel Tallinnas Philly Joe's. Laval on ta esmakordselt kvintetiga, millelt on oodata nii modernse džässi vabadust ja lüürilisust kui ka mängulist improvisatsiooni. Nädalavahetuse viimaseks soovituseks tuleb sõita aga Palmse mõisasse Haldit ja Mattias Tirmastet kuulama. Akustilises võtmes saab nautida hitte nende esikalbumilt Õige aeg ning samuti pärleid Eesti souli ajaloost. Mõnusaid muusikaelamusi!